Kelgutamine on lõbus ning tervislik ajaveetmisviis. Eriti kui on selline suurepärane lumine talv, nagu meil praegu on. Aga kelgutamisega kaasnevad ka mõningad riskid ja ohud, mida oleks mõistlik enne kelgutama minekut teada ning milleks ette valmistada. Meie tänases videos räägingi sulle selgeks kelgutamise ABC, kuidas kelgumäele minekuks valmistada, kuidas käituda kelgumäel, millist kelku valida ja kuidas jääda kelgumäel terveks ning saada täielikult äge rõõmus kelguelamus. Alustuseks räägime sellest, kuidas kelgumäele minekuks valmistuda. Kui oled välja valinud endale meelepärase kelgumäe, kuhu minna, siis järgmine asi, mida peaksid tegema, on läbi mõtlema, millised riided selga panna. Kuna kelgutamine toimub lumel ja lumi teadupärast on oma olemuselt jäätunud vesi, siis oleks mõistlik panna selga riided, mis ei ole väga veekartlikud ja märjakartlikud, mis ei märgu kiiresti läbi, kui oled lume peal külili või selili lohisemas. Riidesse pane loomulikult soojalt, aga ka mitte liiga palavalt, sest et kui paned liiga palavalt riidesse, võid hakata higistama, sest et kelgumäest allasõit on loomulikult kiire ja lõbus ning lustik ja vähe vaeva nõudev, aga et uuesti kelgustada, tuleb sul mäest üles joosta ja see on füüsiline ja raske tegevus, mis võib sind higistama panna. Juhul, kui oled elad kelgumäele lähedal, siis ei olegi sul rohkem muud vaja riietuse osas mõelda. Kui aga lähed kodust pisut kaugemale kelgumäele, siis soovitan sul kindlasti kaasa võtta lisapaari kindaid, sest et praktika näitab, et kelgutamise käigus sinu kindad saavad kindlasti läbimärjaks. Ja võib-olla ka siis üks kuiv džemper, et ikkagi kui hakkad higistama, saad peale kelgutamist jope all oleva džempri ära vahetada ning kuiva džempriga koju liikuda. Samuti soovitan sulle kelgumäele, kui on pikemaks minek, termosega kaasa teha soe tee. Ja võtta ka kelgule põhjapanekuks midagi pehmet kaasa, näiteks kas padi või mingi pliistekk. Enne kelgutama minekut tuleb sul loomulikult leida ka kelk. Igasugused erinevad kodukootud vahendid nagu kilekotid, autorehvid, potid, pannid, neid me sulle kindlasti ei soovita. Kelgutamiseks on ikkagi ette nähtud spetsiaalsed kelgud ja neid ka kasuta. Kindlasti võib sul minna pilt eest kirjuks, sest et erinevaid kelkusid müüakse väga palju. Ja millist siis valida? Mina soovitaksin valida siis sellist tavalist madalat kelku, kus sa istud maale hästi lähedal. See ei pea olema täpselt sama kujuga, võib ka näiteks olla sellise kujuga või siis on ka sellised, kus siin on eraldi istepink sees, aga just, et nad oleksid sellised madalad, kus sa istud maad ligi. Need on kõige turvalisemad just selliste pikkade ja kiirete liumägede jaoks. Ja miks? Siis kui sa valid näiteks sellised kelgud, mis on sellised saani tüüpi, kus sa istud maast kõrgemal, siis sinu tasukaalupunkt liigub ka maast kõrgemale. See tähendab seda, et kelgutades võid sa hakata ühele teisele poole rohkem kalduma ning ümber käia. Siis kukkumise oht on selliste kõrgete kelkudega, mis on näiteks suuskadel või saanijalgadel natukene ohtlikum, kuna suurel kiirusel ta muutub ebastabiilsemaks kui kelk, kus sa istud maad ligi ning sinu tasakaalupunkt on hästi maa lähedal. Ehk sul on väga lihtne tasakaalu hoida, nii et see ümber ei käiks. Teine asi on ka see, et kui sa juhtud ümber käima sellise madala kelguga, siis sinu pea, mis on hästi õrn koht, asub maale lähemal ja see põrutus peale võimalik on väiksem. Mida kõrgemal sa maast istud, seda ohtlikum võib see põrgutus olla, kui ümber käid. Seega soovitame meie, ja kolmas asi ka, et kelgud, mis on siis sellised madalad, on natuke kergemini juhitavad ja pidurdatavad kui need, mis on kõrged. Ehk siis kui on sul mõni oht tee peal ees kelgutades, siis neid kelke on sul lihtsam mööda juhtida või peatada enne seda objekti. Lisaks sellistele madalatele lihtsatele kelkudele, kõrgematele saanidele või suuskadele kelkudele on kolmas laialt levinud kelgutüüp erinevad täispuutuvad kummirõngakujulised kelgud või siis nagu snowtube'i kujulised kelgud. Kui sa käid snowtube'imas, siis snowtube'i jaoks on tehtud spetsiaalne turvaline rada, kus on sellega väga hea ja mugav turvaline kelgutada. Kui aga sellise rõngakujulise kelguga minna kelgutama tavamäele, kus seda rada ei ole ette tehtud,
siis mina seda taas ei soovitaks ja miks? Esiteks sellised täispuutuvad rõngaskelgud on peaaegu võimatud juhtida, ehk siis see kelk läheb sinna, kuhu ta ise tahab, mistõttu on sul väga suur risk kokku põrgata teiste kelgutajatega või mõnda takistustega rajal. Lisaks kipuvad need kelgud keerlema, mistõttu võib kelk ennast keerata selge ees raja poole, nii et sa ei näe absoluutselt kuhu või mille vastu sa sõidad, ehk siis sa ei saa ka ise ennast ette valmistada kokkupõrkeks. Nii et sellel samal põhjusel, siis nendel kahel põhjusel mina siis ei soovitaks sulle ka neid rõngakujulisi täispuutuvaid kelke tavamägedel. Need jätas Nõutubi spetsiaalradadele. Kui kodused ettevalmistused on tehtud, on aeg siirduda Kelgumäele. Millist Kelgumäge aga valida? Siinkohal esmajärjekorras pead mõtlema oma enda kelgutamiskogemuse peale. Kui oled juba kogenud kelgutaja, kes on palju kelgutamas käinud, siis võid valida mõned järsemad mäed või kõrgemad mäed, millel on hästi pikk liuge. Kui oled alles algaja kelgutaja, siis vali väikesed mäed või sellised lamedad mäed, kus väga suureks hoog ei lähe. Mida aga kindlasti pead silmas pidama, ole sa siis kas väga kogenud kelgutaja või mitte. Kelgurada ei tohiks kindlasti lõppeda sõiduteele või kõnniteele ega ka autoparklasse. Samuti kui sinu kodukandis on mõni kelgumägi, mis lõpeb avatud veekogule, siis ka seda ei ole mõistlik kasutada. Kuna jäätugevust sa ei tea ning kui kelgutad mõnele veekogule, võid ennast avastada hoopis veest. Kui aga siiski tahad sellist mäge kasutada, siis kindlasti mine sinna koos mõne täiskasvanuga, kes siis sinu eest aitab otsustada, kas järv või tiik või meri on piisavalt jääsed sinna peale kelgutada. Või veelgi parem, kontakteeru kohaliku päästeteenistusega, kes siis oskab sulle jääolude kohta kindlasti infot anda. Mida aga teha ei tohiks, siis kindlasti ära oma päid ka kunagi veekogule kelguta. Samuti on hästi oluline jälgida, kas kelgumäel on mõningaid takistusi. Näiteks peaks kelgumägi olema selline, kus ei ole ei kivisid, ega kände, ega juurikaid. Mida vähem puid, seda parem. Headel kelgumägedel on ka tihtipeale selline pluss, et sul on mitmeid erinevaid tõlvasid või künkad, mille vahel valida. Kui see suur mägi, mis mu taga on alustuseks võib-olla algajale kelgutajale liiga kiire ja liiga hirmutav, siis saab valida näiteks väikese künka selle sama kõrval, nagu mul siin praegu. Ning kui oled algaja kelgutaja, istud siin kelgu peale ning lased oma väiksel jõud treeninguks ära. Kui aga sinu kelgumäel ei ole mitut erinevat nõlva, siis on ka üks väike hea nipp, kuidas treenida ja harjutada mäe tipust alla laskmiseks, kasutada kelgutamisvõimalust poolelt mäelt. Ehk siis ei kõnni kelguga mitte mäe tippu, vaid kui alustad siis soojenduseks ja treenimiseks, kasutad võimalust kelgutada poole mäe pealt. Hoog ei lähe nii suureks, liug ei ole nii pikk ja saad harjutada selleks, et juba hiljem kunagi saad kelgumäe tipust alla lasta. No näiteks mina praegu harjutangi siit poole mäe pealt väikse treeninglasku. Selliseid järskusid mägesid, nagu mu selja taga, soovitan ma juba väga kogenud kelgutajatele. Kui oled algaja või kesktaseme kelgutaja, siis kindlasti ära sellist mäge proovi. Kohe seletan sulle miks. Esiteks lihtsalt füüsikareeglid. Mida järsem on mägi, seda kiirem on kelgu hoog mäest alla. Ja mida kiirem on kelgu hoog, seda suurem on kokkupõrge mingi takistusega, seda suurem raskus on kelku juhtida ja oht kelguga ümber käia. Lisaks selle väga järsu mäe puhul siin konkreetselt, küll kelgu raja peal puid ei ole, kuid hästi palju on puid kelguraja kõrval. Nii et kui sul on selline mägi, kus on puud ka kelguraja kõrval, siis natuke ohtlikud on needki. Sest nimelt niipea, kui kelk kaotab juhitavuse ja kaldub rajalt välja, on sul väga suur oht siiski puu otsa sõita. Nii et kui sul vähegi on võimalik, vali kelgumägi, kus ei ole puid ka kahel pool kelguraja kõrval. Kui seda võimalust ei ole, siis proovi leida kelgumägi, kus puud on võimalikult kaugem, ehk siis see liukoridor oleks võimalikult lai. Või kui ka seda ei ole, siis vali võimalikult lauge mägi,
kus puud on ümberringi, sest et laugaväe peal on kelguhoog väike ja on lihtsam kelku pidama saada ning püsida kelgurajal puudest eemal. Jess! Kelguslaalom puude vahel, vasakult paremalt. Halb idee. Kui kelgumäel on väga palju puid, siis iga üks neist puudest on potentsiaalne riskikoht. Sõites vastu puud võid viga teha endale või siis lõhkuda ära kelgu. Nii et kui sul on nii palju puid nagu siin kelgumäe ees, siis vali mõni teine koht kelgutamiseks. Milline väike tore mägi on mulle siia lükatud kodu lähedale, ma ei peagi kaugele minema. Idekas nagu algajale kelgutajale. Asume kelgutama. Igasugused kelgumäed, ka looduslikud või kokku lükatud kelgumäed, mis lõpevad autoteele, parklasse, kõnniteele või ükstapuha millisele liikumisteele, ei ole sobilikud kelgutamiseks. Kui ma praegu siit alla kelgutaksin, mul on väga suur oht kelgutada ennast näiteks bussirataste alla. Ja isegi kui sulle tundub, et see tee, mille ääres sa kelgutad, ei ole väga tiheda liiklusega, siis ikkagi see oht on väga suur, et kelgutamiskirehoos ei märka sa lähenevat autot või jalakäijat ning hullemal juhul sõidad ise autorataste alla või siis kui on kergliiklustee, sõidad pikali mõne jalakäija. Nii et kindlasti veendu, et sinu kelgumägi ei lõpeks kas autoteele, parklasse, kõnniteele, rattateele. Nüüd on aeg asuda kelgutama. Millised on aga õiged kelgutamise stiilid? Vaatame need kohe järgi. Alustuseks, kui mäletad, soovitasin sul kaasa võtta kelgumäele kas mingi padi või väike fliis. Nende otstarve on lihtne. Laota kas siis fliis kelgu põhja või pane padi kelgu tagumisse ossa. Võid panna mõlemad nagu mina, võid kasutada ainult ühte. Milleks see hea on? See on hea selleks, et kuna kelgumäed on ikkagi looduslikud mäed, kus on palju künkaid, konarusi, siis tihtipeale kelgu sõit võib olla väga hüplik. Ja et mitte oma tagumikku ega selga ära põrutada, siis pehmendused kelgus on igati abiks ning aitavad sul säästa sinu tervist. Kindlasti oled kelgumäel näinud väga palju erinevaid stiile, kuidas mäest alla kelgutada. Kuivõrd paraku inimesed ei käitu alati õigesti, siis kõike järgi teha, mida teised eest teevad, ei ole mõistlik. Ja seetõttu näitangi sulle kõige turvalisema ja parima mooduse, kuidas kelgu peal istuda ning kelguga mäest alla lasta. Esimene asi, mida pead tegema, on tuvastama, kumb on kelgu esiots, kumb on tagaots. Esiots on tavaliselt pisut laiem, pisut teravam, tagaots kitsam ja lamedam. Kui oled selle tuvastanud, siis nii lihtne see ongi. Esiotsa lähevad kelgul jalad, tagaotsa istud ise. Ehk siis kelgule istud alati kelgu tahaotsa oma tagumikuga ja jalad jäävad kelgu esiotsa pea poole. Nii. Teine asi, mida silmas pidada, on see, et kelgul alati istutakse tagumiku peal, niimoodi, 90-kraadise nurga all. Ja nüüd on juba 2 erinevat viisi, mis on mõlemad turvalised. Vali ise, kumb sulle rohkem meeldib. Et kui alustad kelgustamist, siis on sul kannad kelgu kõrval maas. Need on piduriks, et kelk ei paneks ebasobival ajal minema, kui sa ei ole veel kelgutamiseks valmis. Ja kui oled kelgumäel allalaskmiseks valmis, siis saad ise nüüd valida. Mõlemad on väga okei. Kas paned jalad sirgelt enda ette kelgu peale või kui tahad kiiremat toogu, võid tõsta jalad konksu ja toetada nad vastu kelgu esiotsa ja tõmmata vastu keha. Ning kätega hoia siis alati kelgust kinni, et see ei kaoks sulle alt võimalike hüpete ja põrgete ajal minema. Kui oled jalad niimoodi konksus kelgu peale pannud, siis soovitan sul natukene kelgu eesotsast kinni hoida. Kui jalad on sirgelt ees, siis natuke rohkem tagantpoolt enda kõrvalt. Ja need 2 asendit on siis kõige turvalisemad, parimad moodused, mida kindlasti kasutada kelgutamiseks. Siis kas niimoodi jalad sirgelt ees kelgu tagantpoolt kinni hoides
või jalad konksu seest kinni hoides. Kõik teised moodused paraku ei ole kuigi turvalised. Kuidas kelku kelgumäel juhtida? Hoolimata sellest, kui ette sa valmistad oma kelgumäelt alla laskumise, ikka võib juhtuda, et mingi takistus satub sinu teele või on vaja kelku keerata kas pisut paremale või vasakule. Nüüd vaatamegi, mida siis selleks teha, et kelku keerata kas siis vasakule või paremale. See on väga lihtne. Imelihtne taas. Jällegi füüsikareeglitel põhinev asi. Kui soovid keerata vasakule, siis paned lihtsalt vasaku kanna vastu maad. Kui soovid teha kerget pööret vasakule, siis paned kergelt korraks vasaku jala vastu maad ning kelk hakkabki keerama vasakule. Kui on vaja teha järsku pööret, siis paned pikemalt ja tugevamalt vasaku kanna maha. Sama asi parema küljega. Kerge pöörang parangule, korraks parem kand maha ja järsu pöörde ajaks pikemalt ja tugevalt parem kand maha. Kindlasti oled näinud, et paljud kasutavad kelgu juhtimiseks käsi. Põhimõte on muidu iseenesest sama, et tõepoolest, kui paned vasaku käe maha, siis kelk hakkab keerama vasakule ja kui paned parema käe maha, hakkab kelk keerama paremale. Miks mina aga ei soovita sulle kasutada kelgu juhtimiseks käsi? Selleks on taas turvalisuse põhjus. Nimelt jalad on sul suured, tugevad, sul on saapad jalas ja nemad kardavad erinevaid põrutusi ning võimalikke takistusi vähem kui käed. Ehk siis jalaga keeretades ennast vigastada on väga-väga väike võimalus. Kätega aga on see võimalus suurem. Nimelt kätel ei ole sul saapaid otsast, esiteks sul on ainult kindad. Ja teiseks on sul sõrmed, mis on natukene harali võib-olla. Nii et kui käega keerad, võib juhtuda see, et kui maas on mõni oks, juurikas või mingi suurem mügarik, siis võid käsi esiteks suure hoo pealt väga-väga tugevalt põrutada, kuna pehmendus kinda näol ei ole piisav suure hoo jaoks põrutuse saamiseks. Või halival juhul võib olla mõni juurikas või mingi oks, kuhu jääb sul mõni sõrm sõidu ajal keerates taha ning see tõmbab sul sõrme tagurpidi. Seetõttu kelgu juhtimine kätega ei ole kindlasti soovitatav, kuivõrd võid käsi siis kas mõne takistuse vastu põrutada valusalt või tõmmata oma sõrmed mõne takistuse taha pahupidi. Nii et keeramises kasuta siis jalgu. Sama asi, kui on vaja hästi kiiresti kelk pidama saada, siis pidurdad lihtsalt mõlema jalaga. Mõlemad jalad tugevalt maha ja kelk jääb üsna peagi seisma. Nende mõlema asja puhul muidugi pean sulle hoiatama, et jalgadega keerates ja pidurdades pritsib sulle hulganisti lund läkku. Aga tegelikult see võib olla lõbus ning ära seda karda, see lumi sulab ilusti sul näo poolt maha ega midagi halba tee. Korraks on sul ainult nähtavus halvem, aga midagi hullu sellest ei juhtu. Ja tegelikult, kui sa keerad ka kätega, ega lund pritsib ikka ja isegi kui sa üldse ei keera, siis kelgutamisel lume pritsimine igale poole on täiesti loomulik kelgutamise osa. Ja viimane asi, mida sulle ütlen, on see, et mis teha siis, kui sul on tõesti väga-väga riskantne olukord, sul on teine kelgutaja ees, mõni takistus, mille puhul sa näed, et enam ma tavapärasel moel kannad maas, kelku pidama ei saa. Mida teha siis? Siin tulebki nüüd mängu, miks on taaskord selline madal kelk väga kasulik kelgutamiseks. Nimelt see võimaldab teha meil viimase hädahabi pidurduse juhuks, kui ees on mingi takistus ja saad seda teha väga turvaliselt ja väga lihtsalt. Nimelt, kui näed, et väga kiiresti läheneb sulle mingi takistus, millest sa ennast enam mööda ei suuda juhtida, siis on sul sellise kelgu pealt alati väga lihtne keerata külg maha hopsti ja juba niimoodi külje peal olles siis peatad ennast jalgadega kinni ja kelklas läheb siis oma teed, aga sina jääd turvaliselt seisma ega sõida takistusele otsa. Muidugi, kui ei ole tõepoolest osavam, võid ka ennast pidurdada nii, et jääd kelgust kinni hoidma ja libisad kelguga niimoodi külge ees edasi. Aga seda võid harjutada siis võib-olla mingi Laugema mäe peal, kus alguses takistus ei ole. Nii et kui oled selle tehnika, et koos kelguga pidurdada ennast külge ees selgeks saanud, siis võid seda kasutada. Kui aga seda veel ei ole õppinud, siis lihtsalt keera ennast kelguvalt maha ja niimoodi külge ees ja seisma. Päris kuul ära keera, vaid jää külje peale. Ja selja peale ära ka jää, lihtsalt külje peale. Ja hops, ongi turvaline pidurdus tehtud. Jei,
lumelaudur või surfar stiilis kelgutamine. Niimoodi püsti kelgul kelgutamine ei ole väga hea mõte ja kindlasti ära seda tee. Miks? Nimelt, kui sa oled surfimas, siis sa teed seda vees ning vette kukkudes sa suuremat haiget ei saa. Kelgumäel aga oled üsna kõvaks tambitud lume peal ning siit kukkudes võid ennast vigastada päris halvasti. Ja samuti, kui oled näinud lumelaudurid, siis nemad teevad seda lumelaua peal, mis on spetsiaalselt mõeldud ikkagi mäest alla laskmiseks püsti asendis, kui kelk seda kindlasti ei ole. Ehk siis ta on plastikust, ta ei ole nii stabiilne, ta ei ole nii juhitav kui lumelaud. Lisaks ka, kui oled märganud, on lumelauduritel eraldi spetsvarustust, neil on peaaegu alati kiiver või mingi väga pehmi porstiga müts peas, mis kaitseb kukkumisel nende pead. Ja pea, nagu olen öeldud, on üks õrn koht, mida tuleb väga hoida erinevate traumade eest. Ja kui sa nüüd peaksid niimoodi püsti olles kelgult kukkuma, siis su pea on hästi kõrgelt ja see põrutus, mis pea saab nii kõrgelt, võib olla lume peal väga suur ja sul võib tekkida päris halb peavigastus. Nii et niimoodi püsti kindlasti mitte kelgutada. Jee, Superman stiil! Pea ees nagu lennates! Niimoodi peas kelgutada ei ole üldse turvaline. Kindlasti väldi sellist kelgutamisstiili. Ja miks? Kui sa kelgutad pea ees, siis esiteks on sul kelgu juhtimiseks väga vähe võimalusi. Sa saad teda ainult teha seda kätega ja nii võid vigastada käsi. Ja teine asi on, kelku juhtides pritsib kogu lumi sulle näkku ja sa tegelikult ei näe, kuhu sa sõidad. Ja kõige olulisem miinuskoht sellisel kelgutamisstiili on see, et sinu pea on kelgutamise suunas kõige lähemal võimalikule takistusele. Ehk siis, kui mul nüüd oleks siin ees puu, siis pumps! Esimese asjaga põrkan ma vastu puud oma peaga. Ja nagu olen juba mitu korda siin videos öelnud, siis pea on õrn koht, mida tuleb hoida ja peaga vastu puud sõites võib olla väga suur trauma. Või isegi mitte vastu puud, vaid näiteks vastu teise kelgutaja jalgu. Nii et pea ees niimoodi kelgutada, see on kõige mõttetum, kõige ohtlikum moodus kelgutamiseks. Kindlasti ära tee seda, sest sa paned enda tervise väga suurde ohtu niimoodi. Ma olen nagu professionaalne kelgutaja. Ma lasen niimoodi, hästi hea aerodünaamika on, ma saan hästi kiire hoo sisse. Kindlasti ei soovita sul kelgutada ka selili kelgu põhjas olles. Miks? Selleks on taas mitu põhjust. Esiteks siin selili olles sa ei näe, kuhu sa kelgutad ja võid otsa kelgutada teistele kelgutajatele või takistustele. Teiseks, kui sa oled niimoodi selili kelgu peal, siis näed, kelgul on siin taga selline tagumine äär. Ja see tagumine äär igasuguste küngaste ja okste peal võib hakata siin vastu selga põrutama ning võid vigastada selle äärega oma selga. Ja samuti, kui on ees sul hüpekad, siis kelgu õhku tõustes, lennates, põrutad sa oma selga ja seljas on väga palju ka kohti, mis ei armasta eriti põrutada saamist, näiteks neerud ning võid endale sedasi väga viga teha. Seega sedasi aerodünaamiliselt selili kelgus olla ei ole samuti üldse hea mõte ja ära seda tee, sest esiteks sa ei näe, kuhu sa sõidad. Teiseks võid vigastada enda tähtsad organeid erinevate küngaste peal. Püha kelgutamise stiil. Põlvili. Õige parim. Ei. Ka see paljuski levinud, kuid väär kelgustamisstiil ei ole selline stiil, mida mina sulle soovitaksin kelgutamist kasutada. Nimelt niimoodi põlvili kelgul olles on sul peaaegu võimatu kelku juhtida. Sest et kelgu keeramiseks ei saa sa kasutada jalgu, kuna need on sinu all kinni. Ja ka käed on tegelikult, mis on nii ohtlik kelgu juhtimise stiil, maast päris kaugel, nii et kelgu keeramiseks peaksid sa nagu kummardama, mis teeb selle ebamugaavaks. Mistõttu niimoodi kelgutades on sul kelk peaaegu täiesti juhitamatu ning võid sõita otsa takistustele või kaotada tasakaalu ning ümber käia. Samuti oled sa niimoodi üsna püstis asendis ja tasakaalupunkt on jälle liikunud maast kõrgemale, mistõttu on sul palju suurem oht ümber käia. Ja jällegi ka pea on niimoodi
oluliselt kõrgemalt kui kelgus istudes, umbes nii palju. Nii et ka siit kukkudes võid sa pea palju valusamalt ära lüüa kui kelgus istudes. Seega niimoodi ära samuti kelguta. Jess, ma olen koos oma sõpradega Kelgumäel ja mida ikka muud teha kui vana head rongi. Paneme ühes liinis nagu vedurid siit mäest alla. Niimoodi ühes rivis mäest alla kelgutamine väga-väga ohtlik ja seda teha kindlasti ei tohi. Miks? Esiteks, kui ühel eessõitjatest midagi juhtub ja ta kukub oma kelgult, siis tagumised sõidavad talle prauhti otsa. Teiseks, tagumised jällegi ei näe väga hästi ette, mis seal toimub ja kui peaks olema nüüd takistus, hüppe, känd ees, siis ei saa tagumised pidurdada ja sõidavad täie hooga takistusele otsa. Kolmandaks, kui tagumised on näiteks pisut raskemad nagu mina eesolejatest, siis võib tagumine teistele eest lihtsalt selga sõita ja vigastada teiste selgi. Kolmandaks, niimoodi koos olles muutub see rong täiesti juhitamatuks ja on võimalik kokku põrgata teiste kelgutajatega või mingite takistustega. Nii et niimoodi rongis sõita kindlasti ei tohiks, seda vältige. Ma tunnen seda mäge nagu mua 5 sõrme, nii et ma võin siit vabalt pime silmi või selge ees ka alla kelgutada, nii et midagi ei juhtu, kuna ma olen nii spetsene mäe peal. Kindlasti ära kelguta mäest alla selge ees sõidusuunale. Siin on väga-väga lihtne põhjendus. Nimelt selge ees ei näe sa, kuhu sa kelgutad ning võid kelgutada otsa erinevatele takistustele või teistele kelgutajatele. Seetõttu loomulikult kelgu peal on alati näoga kelgutamise suunas, mitte seljaga kelgutamise suunas. Teine asi, mis on selle stiili puhul väga halb, on see, et kuna su raskuskese on sinu keha all, siis see kelk kipub natukene niimoodi tagant üles tõstma nagu kiik ja see takistab ka sinu kelgu sõitu ja muudab kelgu halvasti juhitavaks ning tegelikult takistab ka sinu kelgusõidu hoogu. Ja kolmas põhjus, miks nii on halb kelgutada, on taas see, et kui põrkad millegile vastu, siis selg, mis on õrn koht, on esimene asi, mis saab selle löögi ja nii võite ohustada oma tervist. Seega selge ees sõidusuunas ära mitte kunagi kelguta, alati ikka nägu sõidusuunas. Ja viimane, mida pead teadma, on Kelgumäe etikett. Ja peamine etiketi osa Kelgumäel on pea kinni oma järjekorrast. Ära trügi vahele, ära torma koos teistega rajale, oota kuni Kelgumägi on vaba, oota kannatlikult oma korda, küll see tuleb. Ehk siis, kui sul on Kelgumägi, siis enne, kui sa kelgutad mäest alla, veendu, et mäe peal ees ei oleks ühtegi teist kelgutajat parasjagu kelgutamas või kelgu pealt maha tulemas. Kui sinu ees olnud kelgutaja on ära kelgutanud, veendu, et ta näeb, et mäe pealt on järgmine kelgutaja tulemas või et ta on kelgumäelt ära läinud ja alles siis lase kelgumäelt alla. Nii väldid ohtu teistele otsa kelgutada. Nii, kelgutama! Kelgumäe etiketi teine oluline osa on see, et kui mäe peal olles veendud, et mägi on vaba, siis mäest alla kelgutades, kui ise all olles, siis vaata korra üle õla, kas keegi on sulle otsa järgi tulemas, et saaksid kiiresti vajadusele eest ära minna. Ja isegi kui kedagi kohe ei ole sulle järgi tulemas, siis ole hea ja viisakas ning kui oled mäest alla lasknud, ära jää nagu mina praegu pikalt jutlema, vaid pea olema liugu, kiiresti tõuse püsti ja vabasta rada järgmisele kelgutajale. Nii saavad kõik kelgutamisest rõõmu ega pea pikalt ootama ja saavad ohutult liugu lasta. Ja olemegi läbi käinud kõik peamised reeglid
muretuks ning turvaliseks kelgutamiseks. Käided kiiresti sinu jaoks uuesti üle. Esiteks enne kelgumäele minekut pane selga mõnusad, lumekindlad, märjakindlad, soojad riided, aga mitte liiga soojad, sest et kelgumäel peale lõbusat kelguliugu tuleb sul ka mäest taas kord ülesse joosta, et uuesti liugu lasta. Ja see on päris füüsiline tegevus ning võib panna higistama, kui paned ennast liialt soojad riidesse. Soovitan kaasa võtta lisapaari kindaid, sest et kindad saavad sul kindlasti märjaks. Ja kui oled kelgumäest kaugel, siis ka võib-olla üks džemper kuhugil kotti, mille saad siis peale kelgutamist selga panna, et kodutee ei oleks külm. Vali kelgutamiseks sobilik kelk. Nagu enne ütlesin, mina soovitan tavalist, niisugust maadligi madalat kelku, kui kasutad looduslikke kelgumägesid. Vali enda jaoks sobiv mägi, et see ei oleks sinu kelgutamise oskuse jaoks liialt järsk või liigalt pikk või liigalt paljude takistustega. Veendu, et sinu kelgumäel ei oleks mingeid ohtlikke takistusi nagu liiga palju puid, kivid, kännud, oksad, augud ja nii edasi. Ole kelgul istudes õiges asendis. Ära katsetega erinevaid veidraid kelguloemuse viisi, mis on ebaturvalised. Pea kinni kelgumäe etiketist ehk siis jälgi, et kelgumägi oleks vaba, kui hakkad kelgutama, et kedagi ei oleks enne sind rajal ja et enne sind olnud kelgutaja on märganud, et uus kelgutaja tuleb või on lahkumas kelgumäel sinu trajektoorilt. Ja kui nendest asjadest kinni pead, siis peaks sinu kelgutamine mööduma turvaliselt ning muretult ja saad sellest väga-väga mõnusa kaifi ja mõnusa elamuse. Nii et mina soovitan kindlasti talvel kelgutama minna, eriti kui on sellised võrratud lumised talved nagu täna. Kui sulle jäi midagi selgusetuks või tahad mingit lisainfot turvalise ning muretu kelgutamise kohta, siis võid loomulikult küsida infot noorstöötajatelt või oma vanematelt. Praegu aga torman mina nüüd nautima kelgumäge ja kohtume sinuga peale siis juba mõnel järgmisel kelgurallil. Tšau, tšau!